autosid ma olen kogu aeg vahetanud, ostnud, müüdina kahetsen ja üks vahe sattuski mulle üks vana Jaguar XJ6 kätte. Selle autoga sõitmine oli niivõrd eriline kogemus minu jaoks, kuna see on nii pehme sisu, see on nagu härrasmeeste klubi, millega sa ringi sõidad. Peale seda ma mõtlesingi, et kindlasti peaks võtma endale mingisuguse Briti auto veel, olgu selleks siis Jaguar või siis Bentley võiks ka olla, aga Bentley jaoks raha ei jätku, nii et olgu siis Jaguar praegu. Antud auto omanikuks sain ma poolteadlikult, pooljuhuslikult. Eelmise auto müüsin maha sõbrale. Selle auto tükk aega otsisin seda masinat ja siis juhuslikult sõber ütles mulle, et see auto, seesama, mis mu selja taga on juhuslikult müüki tulnud tagasi. Ja see oli Tartu Motoshow'l, kus ta väljas oli. Muidugi siis ta oli niisugune käkk ja ära kleebitud karbonjunn, aga ma arvasin, et seal all on midagi ilusat ja ära ma ta ostsingi. Kauplesin hinna parajaks ja siin ta on. Masina tehniline pool on lihtne, tal on 4-liitrine vabalt hingav V8, Jaguari esimene alumiiniummootor, automaatkast, mitte mingit muud moodi seda ei saanudki, tagavedu ja sellega enam-vähem asi viirnebki, väga kapriisne, seest hea häälega. Jaguar on alati eriline auto. Jaguar on suur britilik masin, kus on palju nahka, palju puitu ja Jaguar on alati olnud minul südamelähedane masin. Et seal ei olegi midagi erilist, et ta lihtsalt on midagi sükest, mis paneb tundma natuke teisiti kui tavaline Jaapani või Saksa auto. Tulevikus tahaks kindlasti selle auto madalamaks lasta. Teised väljad on juba alla ostetud, on ka madaluseks komplekt valmis ostetud. Võib-olla natukene summutisüsteemi muuta, hetkel natuke liiga vali, aga vaatame.